Kallis Eesti rahvas, head Eesti hoidjad, käes on jõuluaeg ja teatavasti on jõulud eelkõige rahuaeg. Kahjuks käib Ukrainas reaalne sõda Venemaa kallaletungi tõrjumiseks. Seda enam tasub hinnata seda, et Eestis on rahulik ja turvaline. Sel aastal oleme rahvana näidanud, et mõistame kriisides koos tegutsemise olulisust. Toetame ja abistame ukrainlasi nii Eestis kui Ukrainas. Oluliselt on kasvanud ka inimeste valmisolek Eesti kaitsmiseks. Ainuüksi tänavu on Kaitseliiduga liitunud rekordarv inimesi, üle 4000. Ametisse astudes ütlesin, et peame Ukraina sõja õppetundidest tegema õiged järeldused ja oma kaitseplaane vastavalt korrigeerima. Seetõttu suurendame maakaitset 20 000 võitlejani ja kasvatame oma kaitseväe musklit. Meie üksused saavad paremini soomustatud, suureneb tulejõud ja täiendame ka laskemoonavarusid. Ehk anname ühiskonnale tagasi seda, mille ülesehitamiseks on meile mandaat antud. Turvatunnet. Sel aastal tehtud otsuste tulemusel panustame lähiaastail keskmisena 3% majanduse kogumahust kaitsele. Ent olen veendunud, et peame oma kaitsevõime tugevdamiseks ning säilitamiseks fikseerima pikaajaliselt kaitsekulud 3% tasemele. Meie enda tegevused on võimaldanud meil sõlmida murrangulised kokkulepped ka meie liitlastega. Eelkõige meie raamriigi Suurbritannia ja NATO võimsaima sõjalise jõu Ameerika Ühendriikidega. Lisaks neile tagavad Eesti vabadust ka Prantsusmaa, Taani, Saksamaa ja Islandi liitlased. Armsad eestimaalased, julgeolekuolukord maailmas on aastakümnete pinevaim. Ent võin teile kinnitada, Eesti on kaitstum kui eales varem. Tänan kõiki riigikaitsesse panustajaid ja seda nii kodumaal kui kodust kaugemal. Rahulikke pühi meile kõigile ja mis peamine, hoidkem Eestit.